Tere! Tere! Mina olen Kristin. Sina oled Maia-Klaara. Mina olen Matis. Mina olen Martin. Jee! Juba linnukesed välja laulavad. Timon. Kus me lähme? Teab keegi või? Oota, kas ma võin arvata? Noh? Lottemaa. Jaa. Ai! Me läheme Lottemaale. Jaa, Lottemaale! Poolteist tundi sõitu, aga see on kõik seda väärt, ma usun, et Lotte jõulumaa või. Eks see põnev olema, me oleme suvel käinud 2 korral, iga kord on hästi lahe kava seal olnud. Me ei kujuta ette, et kuidas nad seda nüüd talvel teevad, et varsti näeme. Esimest korda käime siin, kui lund on maas. Peavalu on see suur. Peavalu on suur. Ei, mitte see nüüd. Lohta! Kelguvõistluse MK-etapi esimene voor on lahti läinud ja siit tulevad suured favoriidid täna. Kohe näha, hoog on sees, määre on pandud ilusasti alla ja libisemine on lausa suurepärane. Kaunid näha, lihtsalt süda sulab sees. Tere! Kasi. Kui mina ütlen, et ütlete teie ratatata! 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 Mina ütlen teie Ratatata! Klausi Rannoblad. Ooke paus. Kuidas oli? Tore või? Olla mere peal niimoodi, et terve elu ninna purskab kogu aeg merevesi ja puhub ninna meretuul. No vaata siis, mis juhtub ninaga, kuhu niimoodi puhub kogu aeg sisse. Aga ma teen niimoodi nagu ei märgaks. Ma panen silmad kinni ja kõrvad kinni. Ja need natuke aega passivad, siis lähevad jälle minema. Tasukesi. Teeme neid kommeli. Arturi poest. Langeb alla valge tund ja terve pere ootab üheskoos jõulud tõesti käes. Kinke kätte jagab, kui luuletust teha, kingikott on nii suur. Mis pakkumine? Üks haltuura. No. Teoks keika väike. No. Ja kuulsaks saab ka. Oi, kui kuulsaks, kas nii kuulsaks või? Ei vähem. Niimoodi. Vähem. Niimoodi või? 2 korda vähem.
Miks nii või? Umbes nii. Ai siis, tead, otsi lolli ma ei viitsi. Kas ma pean tegema ka midagi või? Sul, Raimond, on peaaegu kõige tähtsam ülesanne. Peaaegu kõige tähtsam ülesanne. Mulle meeldib. Sina, Raimond, sina oled minu päkapikk. Mis see? No, päkapikk. Ei, mina ei ole mitte mingisugune päkapikk. Kes sina siis oled üldse? No kui sina oled päkapikk, siis mina olen ju jõuluvana. Sina ei ole mitte kellegi jõuluvana, sina oled kõrvadega tutti-frutti. Ja vaat mina ei ole mitte mingisugune päkapikk. Mina olen konnade konn. Ma ei tea, jõulud on tühistatud. Jaak, kullake, Jaak, hei. Kuule, kes see on kadunud on? No kes see, muidugi oled ju siin. Kogu päeva päivitas ära kõige peal, kaaki ära, kuid pole kurb veel. Emme tissid teinud tööd, keegi pole tantsu löönud, pidu on alles ees. Raudilitud ristika, margika ja sitika, kogu ühenad soha. Hea teis jõulupeha! Kui te head nalja olete kuulnud, võite tulla mulle rääkima. Mulle väga meeldivad naljad ja anekdoodid. Sina oled küll mingit jõulunalja kuulnud? Ei ole! Enda on nägu kõrvuni. Ei ole nalja kuulnud. Tule lihtsalt hea kuju, jah? No jah. Muidugi tead, tegelikult väga tihti juhtub nii, et kui tullakse neile küllagi ja leiutate külla, siis on kohe automaatselt kõigil hea tuju. Ja millista mundrit teevad rikkud, teevad nüüd teed. Väsinud. Mart. Ossa, see on nii juba. Asmas. Me kolmekesi tuleme präänikute maal, meie jalas püpsid magusal ja kuu on magus ka. Aisa kell, kella kaugel nüüd, aimas valge jõulusaad on meil ja tormab nüüd. Siis püüa seda teistelegi näidata, kui tujuda siis kõige katsule. Ma sõidan kaasa teiega, ei kuku. Nüüd sõidad sinna. Nüüd sõidad koju. Tšau, sõbrad, näeme uuel aastal jälle ilusaid jõule. Nii suur. Aga näete, seal ongi see mullivann või mis iganes asi see on. See on teist, mama. Kuna siin on ainult üks voodi. Nii pehme on see. Nii ei toimuta kätte. Aga mis see? Näe, pöiad ja käed.
Koju. Ööbimiskoht ületas igasugused ootused, et me ei olnud varem käinud, koha nimi oli Alice Backyard. Korterid olid seal siis, 4 korterit ühes majas. Ja see korter, kus me olime, see oli mega nunnu, nagu täpselt nagu see koht ütleb, et siuke imeline. Et seal see sisustus oli siuke Skandinaavia stiilis, hästi soe, hästi hubane. Saun ja mullivann, et lastel oli nagu mega lõbus, et möllasid seal mullivannis ja käisid saunas. Ja noh, me tulime Lottemaalt, kus me olime siis 6 tundi ju õues. 4. Sinna otsa nagu see soe mullivann ja soe saun, et see oli nagu täiesti kirst tordi peal. See on hästi lahe suur hoov. Lastele siuksed ronimiskohad ja onnid ja tegelikult suveperioodil on seal kohvik avatud. Jumala lahe ju mingi 4 perega, kõik need korterid bronnida ja võtta see hoov ka koos selle 10 tunniga ja siuke väga lahe nädalavahetus võiks olla seal. Ja see 1 korteri võtmine on ka hea mõte, et meil perega oli tõesti tore ja väga mõnus koht. Tšau!